Gümnaasiumi 142. aastapäevale Eesti raamatuaastat. Loen sel puhul ette meie koolitaaslase Artur Alliksaare 1958. aastal kirjutatud luuletuse. Luuletus kõneleb kujutlusest. Me ulm on mäng, kuid mäng on elu sisu. On lahutamatu armueliksiir ja pidulaud, kus süües kasvab isu. Kui jõuab teadvusesse tähekiir, ta läte on võib-olla kustunud ammu, kuid kujutelmal puudub kehkepiir. Ta mõõdab igaviku vaikset sammu ja kasvab nagu mägede kristall, nii ööst kui päiksest võrdselt võttes rammu. Me ulm on mäng, kuid mäng on elu sisu. On lahutamatu armueliksiir ja pidulaud, kus süües kasvab isu. Nüüd kõneleb direktor Ott Pojavee. Armsad õpilased, õpetajad, head vilistlased, hoolekogu liikmed ja külalised. Õnnitlen teid ja meid kõiki meie kooli sünnipäeva puhul. Oleme täna kogunenud kooli võimlasse, et tähistada meie kooli sünnipäeva väikese aktusega, sest aulasse me enam ära ei mahu, kuna segakooris, kelle laulud tulevad aktuse lõpupoole, laulab meie kõigi rõõmuks nii palju referisse. Oleme pidurõivalised, meil seisavad ees mitmed traditsioonilised tänuvabandused ja toimingud. Kui räägime Treffneri koolist, siis meile endale meeldib mõelda, et meil on õppimiskallakuga kool, sest meile päriselt meeldib õppida. Ja et me õpime, kuidas see kooli motogi siis ütleb, et elu jaoks. Ja see tähendabki seda, et iga uus teadmine teeb elu huvitavamaks, arusaadavamaks ja nagu uuringud kinnitavad, see elu on lõppkokkuvõttes ka tervem, õnnelikum ja pikem. Peame endale tunnistama, et elu meie ümber muutub tohutu kiirusega. Oleme justkui kiirrongi peal. Ja seega võrreldes varasema ajaga õpitakse täna kindlasti teistmoodi ning õpetaja ei ole ammu enam see üks ja ainult tarkuse allikas. Õppida, küsida ja vastuseid otsida tuleb kõikjal. Täna on neid allikaid väga palju. Meil on, kui õigemini nad siis tulevad, erinevad tehisarutööriistad, videoloengud, raamatud, kultuuriüritused ja kunstinäitused. Seda loetelu võiks jätkata. Aga kindlasti peab olema meie ümber inimesi, kellega asju arutada, muljeid vahetada, et nähtud ja kogetud mõtestada. Vahetult inimeste vahelist suhtlust ei asenda paraku miskit. Nii käibki suures plaanis õppimine ja koolielu kiltkirju haaval oma teadmisi ise kogudes ja oma õpiteed kujundades. Ning seepärast olen kindel, et kool on ja jääb. Nii umbes 140 aastat tagasi võeti Treffneri erakooli sageli ka neid, kes mõnest teisest gümnaasiumist olid välja arvatud erinevatel põhjustel. Hugo Treffneri legendaarne ütlus oli, kui inimene midagi ei oska, siis järelikult tuleb seda õpetada. Ja kui üks poiss unistas sisseastumisel, ma ei oska peaaegu üldse lugeda, vastas Treffner rahulikult, pole hullu, me ei otsigi valmis inimesi, vaid tulevasi. See on asjakohane ka täna. Olge uudishimulikud, uurige, katsetage, eksige ja alustage otsast peale. Te õpite täna, et tulevikus hästi hakkama saada. Arvan, et meie kooli eripära on ikka olnud omavaheline hooliv ja lugupidav suhtumine.
Viimasel lendude kohtumisel möödunud reedel oli jälle rõõm kohtuda vilistlastega, kuulata, kuidas neil on läinud ning millise soojusega meenutasid 10 aastat tagasi lõpetanud vilistlased oma kooliaega, klassijuhatajaid ja õpetajaid. Need on hetked, kui ma ise tunnen, et see, mis me siin koos kõik teeme ja kuidas oleme, on ülimalt tähtis. Tean, et täna on saalis mõned 2016. aasta vilistlased. Andke palun meie tänu oma lennukaaslastele edasi. Ja Markus Kuslap naeratabki. Kasutan samas võimalust tänada kõiki äsja tundi andnud vilistlasi. Meenutan, et esimest korda oli selline ülekooliline vilistlase tund 2016. aastal. Kui üks ettevõtmine on juba nii kaua kestnud, siis on sellel kindel koht meie traditsioonide hulgas. Aitäh vilistlasest ministrihärrale ja kõikidele teistele, kes võtsid ette selle vaevalise, kuid rõõmu pakkuva tee ja 1 tunniks kehastusid õpetajaks. Te ilmselt teate, mida ütles voorimees Indrekule. Väga vilets kool ei õigust ega ilusaid rõivaid. Ometi, Treffnerisse tullakse õppima nii maalt kui linnast, tuldi siis ja tullakse ka täna, sest kooliharidus on hinnas. Ma usun, et te olete kõik seda meelt, et meie ühiskonnas on vähe tänu ja tänulikkust, rohkem arusaamatut rahulolematust ja oma õiguste nõudmist. Meie saame ja peame olema eeskujuks tänuavaldustega nende suhtes, kelle mõju koolile on olnud suur. Ja taaskord tuleme Indreku juurde. See sümboliseerib koolipoolset tänu ja tunnustust, mille täna üle anname. Selle kuju autor Tõnis Kriisa ammutas Indreku loomiseks inspiratsiooni Tammsaare Tõde ja õigust lugedes. Mäletavasti Tõe ja õiguse teine osa algab sellega, et Indrek Paas võetakse vastu Mauruse kooli. Teise osa lõpus on Indrek aga koolist välja visatud. Tema maailm on kokku kukkunud. Ta on kõik enda asjad, sealhulgas ka raamatud koolist kaasa võtnud ja kasti pannud. Taskus 43 kopikat, mida kaitseb käsi tasku peal. Maurus andis veel 5 Vene rubla juurde. Selline on olnud Indreku kuju loomise lugu ja nüüd on ka mõistetav, miks see kujukene, mis siin pingi peal on, just selline on. Esimese Indreku aastal 2015 sai vilistlane ja loodusemees Juhani Pütsepp. Sealt edasi meie endine emakeele ja kirjanduse õpetaja Ilgi Tering, endine matemaatikaõpetaja Hele Kiisel, loodusemees, meie kooli õppesüsteemil õigusliku raami andja ja õpetajate välismaiste õppekäikude sisu kujundaja Georg Aher, õpetaja Toomas Jürgenstein koos saate sõnadega mitte kauaks Riigikokku jääda, sest kool vajab õpetajat palju rohkem kui Riigikogu. Kooli vilistlaskogu endised juhid Indrek Kilomets ja Mart Orav, endine kunstiajalooõpetaja Priidu Peier, kaugel Austraalias elavad Leena ja Karl Treffner, kooli vilistlaskogule suurannetuse tegijad. Meie kooli kokk Heli Põder, kes teeb igapäevaseid maitsvaid toite teile, head treffneristid, ja möödunud ja viimane läks hoolekogu esimehele Martin Tiidelepale, kellele täna Indreku anname. Arvatavasti, sest see oli nii ammu, 2013. aasta sügistalvel helistas mulle ühe meie tol aastal 10. klassi õpilase isa. Ja jutu käigus küsis, ega koolil ei ole huvi raamatute vastu. Nimelt igast trükikojas väljantavast raamatust jäävad mõned eksemplarid trükikojale.
Ja ta rääkis edasi. Varasematel aastatel, kui mu laps käis põhikoolis, saime raamatutega toetada seda põhikooli. Nüüd oleksime valmis raamatuid andma Treffnerile. Nagu me teame, kui Maurusele raamatuid pakutakse, siis tuleb neid vastu võtta kas või öösel. Oleme neid kinkinud õpilastele tänutäheks konkurssidel ja olümpiaadidel saavutatu eest ja kui üle jääb, siis ka õpetajatele lugemiseks, et hoida vaim virgena. Nii on see kestnud siiani, sealhulgas selle aasta 3 kooli kohtumisel õpetamisel jagatud raamatud olid samamoodi trükikojast Greif. Liiga suurt tähelepanu ei tasu pöörata faktile, et õppisime kunagi koos ühel ja samal kursusel Tartu Ülikoolis füüsikat, aga suurt tähelepanu osutame asjaolule, et selles pikaajalises annetuses on oluline tänuavaldus koolile ja haridusele laiemas plaanis. Tänuavaldus õpetajale, kelle hoolitsusel õpilased säravad. Gunnar Kalajas, trükikoja Greif 1 juhtidest, vilistlase aastast 2016 Lauriine Tšitskani neiupõlve nimega Kalajase isa. Palju õnne! Vilistlased tänatud, Indrek üle antud, nüüd on aeg anda kätte õbemärgid meie sellel aastal tulnud uutele õpetajatele ja märgi kujundas skulptor Mati Karmin. Ja hõbemärk on meie kooli töötajate ühtekuuluvuse tunnus ja oleme neid märke aastapäeval ikka ja jälle meie kooli uutele töötajatele andnud. Palun siia ette Eglemäe matemaatikaõpetaja, Teadam inglise keele õpetaja, Sigrid Part saksa keele õpetaja, Triinu Palo eesti keele õpetaja. Aastapäeva kõne peab 1986. aasta vilistlane, tänase Vabariigi Valitsuse energeetika- ja keskkonnaminister härra Andres Sutt. Tere, head kooliõed ja koolivennad! Taaskohtumine oma kooliga on minu jaoks ennekõike tänutunne. Ja see tänutunne läheb kõikidele nendele õpetajatele, kes meiesugustega omal ajal pidid siin hakkama saama. Oli hetki, kus me nägime seda elu ja tulevikku väga erinevalt, aga tagasi vaadates on mul ainult üks väga-väga suur tänutunne, et Treffneri kooli õpetajad aitasid minust kasvatada inimese. Ja mul oli täna väga hea meel kohtuda Aime Pungaga, kohtuda hea kehalise kasvatuse õpetaja Väino Hussariga, kes kõik andsid oma suure panuse sellesse, et need, kes Treffneri koolist või toonase nimega siis Tammsaare nimelisest esimesest keskkoolist ühel hetkel ellu astusid, et nad olid selleks eluks päris hästi ette valmistatud. Kui edukas keegi pärast seda oli, ma arvan, igaühe enda teha, aga vähemalt saab kindlusega öelda, et kool oli see, mis andis hüppelaua. Ja see sama kool annab täna teile vähemalt sama hea hüppelaua, kui ta andis minu klassikaaslastele aastal 1986, kui me lõpetasime. Aga ma ühte aastanumbrit meenutaksin veel,
ja see on väga niisugusest isiklikust vaatenurgast, et minul oli au käia siin koolis 11 aastat, 1. kuni 11. klassini. Ja meil oli niisugune tore komme, et 1. klassi juntsud jalutati siis sügisel aulasse, kuhu me siis kuidagi kõik ikkagi ära mahtusime. Ma ei saa aru, kuidas, aga nii juhtus. Sisse, käe kõrval, sa olid väike, 7-aastane, maailmast väga palju midagi ei teadnud, närv oli sees. Ja siis oli esimene tagasiandmise aeg, kui 1. klassi õpilased kevadel jalutasid aulasse koos nendega, kes olid selle aasta vilistlased. Ehk aasta siis minu jaoks oli 1976, kui ma pidin seisma, tõsi küll mitte selles ruumis, kuna see oli siis oli tühi ja parkla oli siin, aga me olime tegelikult kooli võimlas ja ma pidin pidama ka siis 1. klassi õpilaste nimel kõne. Isa kirjutas, mina õppisin pähe, tegelikult läks nii, et pool läks meelest. Aga kuidagi see ikkagi edasi aitas ja ma arvan, need on hetked, mis jäävad nagu alati meelde. Käisin täna, enne kui ma auditooriumis loengut või tundi pidasin, korra läbi direktoriga ka aulast. Aula oli jäänud kuidagi väikeseks, aga võib-olla on see niisugune ajamärk. Ja tahvel, mis on praegu mälestustahvel siis aula seinal koos nende Treffneri poistega, kes Eesti riigi eest elu jätsid, oli midagi, mida meie ajal ei olnud, arusaadavatel põhjustel. Aga meie ajal oli üks teine tahvel, mida ma täna seal ei näinud, aga mille üle ma järele mõeldes tunnen, et see aitas ka väga palju edasi. Ja selle tahvlil oli üks lause, tuleb unistada, kuni unistused muutuvad reaalsuseks. See oli Tammsaarelt ja see võib-olla tookord tundus rohkem niisugune unistamise lause, aga mida rohkem ma selle peale mõtlen, oli see ikkagi unistus koos teostusega. Unistused muutuvad reaalsuseks, kui me seda ise teeme. Ja mida rohkem ja julgemalt me suudame unistada, seda parema reaalsuse me suudame luua. Siin Eestis, Euroopas ja maailmas. Mõni päev tagasi, ma arvan, et see oli ikkagi see nädal, elutempo on kiire, ei siiski pigem vist eelmine, aga vahet ei ole, oli Rohetiigri ja Äripäeva konverents Elevanttoas. Ma kuulasin, enne kui ma ise lavale läksin, 2 paneeli, kus oli laval 1,8 miljardit inimest. Seal oli tegelikult 3 esinejat, kes kõik töötasid Eesti ettevõtetes, aga olid pärit Indiast, Mehhikost ja Nigeeriast. Mis mind kõige rohkem kõnetas selle arutelu juures, oli oskus ja tahe näha võimalusi. Need 3 inimest, kes tulid maailma täiesti erinevatest nurkadest, väga erineva taustaga, rääkisid kõik Eestist ülivõrdes. Ja see on midagi, mida ma olen ka ise kogenud, kui ma tulen Eestisse tagasi. Tööalaselt ma reisin päris palju ja iga kord, kui ma tulen Tallinna lennujaama, siis ma tunnen, et see on õige koht. See on kodune ja see on mõnus. Ja see on Eesti, mis väljaspoolt täpselt sellisena paistab. Midagi, mida me võib-olla ise ei märka,
aga midagi, mida me peame väga-väga hoidma. Kui me elasime Luksemburgis ja Ühendriikides kokku 10 aastat, siis väljapoolt vaadates sa tegelikult saad aru, kui palju ja kui häid asju meil siin on, isegi siis, kui me võib-olla eriti viimasel ajal oleme pigem nagu skeptilised ja ei näe, et Eesti riigina liigub piisava kiirusega või õiges suunas. Aga ma arvan, et me tegelikult oleme liikunud väga kiiresti ja väga kaugele. Kui me kunagi 90. alguses alustasime, siis ma olen numbri inimene, siis meie SKP inimese kohta oli umbes $2700. Eelmise aasta lõpus oli see umbes 31 000. See on 11,5 korda rohkem loodud rahvuslikku rikkust. See võtab kokku vähemalt majanduslikus vaates selle, mis me oleme saavutanud. Aga see ei ole ainult majanduslik vaade. See on ka teadus, innovatsioon, näiteks iduettevõtluse valdkonnas. Ma näen täpselt seda sama sära silmades, seda heas mõttes nälga, vallutada maailma, teha suuri asju. Ja ma arvan, et igaüks nüüd siin saalis, ka õpetajad, et tegelikult kui me kuskil tunneme, et meie võimalused on ahtad, siis üldiselt on see enamasti kinni meie oma siis 2 kõrva vahel. Et me kas ei julge või ei oska näha seda suuremat võimalust. Aga ma arvan, sisimas on see meil kõigil olemas ja laseme sellel võimaluste nägemise oskusel tulla välja. Ja tegelikult direktor juba ütles ka, aga ma arvan kõigi õpilaste jaoks, et avastage maailma, olge uudishimulikud, vaadake, uurige, kui teil on võimalus minna vahetusõpilaseks, ärge kõhelge, sest kahetseda saab ainult neid valikuid, mida sa ei ole teinud. Ja mida rohkem me suudame siit käia väljaspool, mida rohkem me näeme ka Eestit väljaspoolt sisse vaadates, seda suuremad on meie võimalused oma riiki edasi viia. Nii et seda julgust on meil kindlasti tarvis. See on huvitav küsimus, kas õpetajad võiksid olla Riigikogus lühikest aega või pikemat aega. Mina ei ole pikalt olnud, see on 2. Riigikogu koosseis, aga ma arvan, et Riigikogu vajab väga õpetajaid. Sest kui keegi, kellel on võime kaasata, kõnetada, viia elu edasi, mida õpetaja igatpidi teeb, aitab vormida isiksusi, et siis seda meil hädasti vaja selleks, et demokraatia oleks tugev ja selleks, et ka järgnevatel põlvkondadel oleks Eestis vähemalt sama head võimalused kui praegustel. Nii et mina küll julgustan õpetajaid, kes ei ole veel proovinud seda teed ette võtta, katsetada. Ei ole kohustus, aga võib mõelda. Ma tean, siin mõni inimene on veel olnud, direktor 1, kes on seal Riigikogus toimetanud. Nüüd viimane asi, mis ma ütlen. Aktus on pidulik koht ja inimesed ongi põhjendatult pidulikult riides. Ja nüüd te kõik vaatate mind, et miks on üks vilistlane tulnud siia pusas. Selle põhjus on väga lihtne. Need 3 sõna, mis on mul pusa peal, vist kiri on natuke väike, et sinna taha ridadesse oleks ka näha, aga see on mõtteviis, ambitsioon, julgus. Minu jaoks mõtestavad need 3 sõna Eesti edulugu. Need 3 sõna, kui meil need on olemas, kui meil on mõtteviis, mis keskendub sellele, kuidas teha paremini, kuidas jõuda rohkem,
kui meil on ambitsioonikust seada kõrgeid eesmärke ja julgust see kõik ette võtta, siis me saavutamegi selle, et unistused muutuvad reaalsuseks. Aitäh ja head Treffneri kooli sünnipäeva meile kõigile! Armsad õpilased, head kolleegid, vilistlased. Kooli aastapäeval on ikka paslik rääkida ka kooli ajaloost. Aga täna ma alustan oma sellist väikest ajaloo nurgakest hoopis ühe võistlusega. Nimelt 1,5 kuud tagasi õpilaskogu eestvedamisel sai välja kuulutatud kooli šokolaadi ümbrise konkurss. Meie tänane šokolaad ja selle ümbris on tõsiselt ilus. Aga ta on päris kaua juba olnud sellises kujundis, nagu ta täna siin ka toolide peal on. Ja mõte tekkis, et midagi võiks veel juures olla, mitte et vana kaoks ära, aga et natukene oleks uut värskust juures. Ja kui välja sai kuulutatud konkurss, siis lõpptulemus oli hästi vahva. Esitati kokku 5 tööd, aga need 5 tööd kõik tegelikult vääriksid vähemalt suurt aplausi. Aluseks oli võetud ikkagi seesama meie enda koolimaja. Erinevate külgede pealt juurde toodud ka Treffneri kooli aegne tempel, Hugo ise loomulikult. Ja praegu te nägite kõiki 5 tööd. Ma siiski loen ette ka, kes siis need tööd esitasid. Kõigepealt lapsevanem Aila Utsu-Pütsepp esitas 1 töö. Siis meie enda abituriendid 12. E-klassist Kaisa Lill ja Eke Kivikas. Eelmise aasta vilistlane B-klassist Kristjan Tiido. Jällegi abiturient Karolin Peebo 12. E-klassist. Ja samast klassist ka Rebecca Tiirma, nii et kokku 5 tööd. Ja žürii liikmeteks olid kõik Treffneri kooli õpetajad ja õpilased. Kõik, kellel võimalus oli stuudiumis oma hääl anda. Ja võitjaks osutus sel korral 2 tööd, mis kogusid tunduvalt rohkem hääli kui ülejäänud 3. Aga need ülejäänud 3 ei kogunud ka mitte vähe hääli. Ikka päris korralikult kogusid. Me jätame kõik need tööd loomulikult arhiivi ja mine tea. Praegu võib-olla ei lähe nad käiku šokolaadipaberitena, aga võib-olla mõne raamatu kaas saab hoopis kujundatud nii. Või mõni diplom. Nii et meil on väga soliidne pagas, mis endale siia tagavaraks siis jätta ka. Ja nüüd ma palun direktori ka siia. Direktor annab siis üle praeguse kujundusega šokolaadid ja väikesed kingitused sinna juurde, mis siis võidutööde puhul kool otsustas välja panna. Ja kõigepealt siis võitjaks osutus Kaisa Lill ja Eke Kivikas. Ja teine töö kuulub vilistlasele aastast 2024 Kristjan Tiido.
Esmaspäeval toimus 10. klasside vaheline kooli ajaloo viktoriin. Ja rõõmu tegi mulle see, et üle aegade vähemalt üks klass tõestas, et selle 4 loenguga, mis me kohtusime, on võimalik peaaegu kooli ajalugu selgeks saada. Teistel klassidel läks nii, nagu tavaliselt ikka. Enam-vähem pool jäi meelde, pool läks meelest ära. Aga väga võimsa tulemuse 117 punktist kogus 104 punkti. 10. B-klass. Ja ma palun kõiki, kes seal võistkonnas olid, Mari, Hugo, Hannes, Leo ja Riko, olge head, tulge direktorini. Kõikides raamatutes on kirjutatud sisse ka nimed. Tublid, aitäh! Nüüd enne veel, kui ma mõne sellise aastaarvu või sellise juubeli puhul väikese meenutuse ka teile ette kannan, siis needsamad, kes võistlesid esmaspäeval, nende käest ma küsisin viimase küsimusena, et pange kirja, mis teie arvates teeb Treffneri koolist Treffneri kooli. Ja ma loen teile ühe väikese paberi kõigile ette, mida siis noored arvasid. Treffnerist teevad HTG õpetajad, Treffnerist teevad Treffneri HTG õpetajad, õpilased, Hugo vaim, koolimaja, traditsioonid, ajalugu, Treffi piht, keldrikäigud, maine, pall, marmortahvel, ristimine, miilang, anima, tantsutallad, etikett, Treffneristi käsiraamat ja südamega külm. Sellised olid selle aasta arvamused õpilaste poolt. Ja nüüd natukene võib-olla ka mõned sellised pidulikumad numbrid. Otsisin, mis siis võis meie kooli ajaloos olla, kui aasta lõppes 0 või 5. No sealt aegade algusest väga selliseid põhjapanevaid sündmusi nendel aasta arvude puhul ei leidnud. Aasta 1940 lihtsalt kummitab mind kogu aeg just selle pärast, et kool korraks nimetati 4. keskkooliks. Kogu aeg olime nagu esimene või Treffner ja siis järsku 4. lihtsalt mainimise pärast. Aga aasta 1955 lõpetas viimane poiste lend. 54 tulid tüdrukud majja ja osades koolides siis poisid juurde, ehk koolid muutusid segakoolideks, aga meie koolis siis lõpetas viimane poiste lend. 65. aastal algas tänaseks siis väga-väga pika traditsiooniga võistlus, ehk siis 5 kooli võistlus, mis küll 65. algas 3 kooliga, aga 67. siis liitusid ka Härma ja Tamme, tänased Härma ja Tamme, et siiamaani me tunneme ikkagi seda 5 kooli võistluse nime all. Ja nüüd ma arvan, on küll korralik aplausi väärt meie õppelajuhataja, kellel täitus õppelajuhatajana 40. tööaasta. Nii palju, kui mina tean, aga ma ei tea ju ka kõike, aga vähemalt Tartu linnas on Aime Punga küll number 1 selles ametis.
Eesti kohta andmed puuduvad. Nii et aastal 1985 sai Aime Pungast õppealajuhataja. Ja noored, kes ei tea, siis tegelikult Aime Punga on oma elukutselt matemaatikaõpetaja. Nii et enne õpetas ta matemaatikat ja natukene võib-olla ka õppealajuhataja ajal, aga praegu siis puhtalt õppealajuhataja. Aastal 1990 meie jaoks siis hästi tähtis aasta, mille taha ma kindlasti seoksin härrasmehe, kes, mina täna ei näinud, aga kas on Helmer ka, kelle ma seoks meie eelmise direktori Helmer Jõgi. Ma arvan, et kui tema ei oleks seda asja tookord eest võtnud ja asja toimetama hakanud, siis mine tea, mis meie kooli nimi praegu oleks. Aga 90. aastal tema selle asja läbi viis, et Anton Hansen Tammsaare nimelisest Tartu esimesest keskkoolist või selle kooli reorganiseerimise tulemusena tekkis 2 uut kooli. Tegelikult üks uus kool ja üks kool nii-öelda sai oma vana nime tagasi, ehk Hugo Treffneri gümnaasium ja Tartu Kesklinna kool. Nii et teeme aplausiga Helmer Jõgile. Nüüd aasta 2000 on vahva aasta, kus me hakkasime sellesse majja, mida teie nüüd praegu tunnete oma majana, hakkasime tasakesi etapiliselt tagasi kolima. Küll mitte korraga kõikidesse majaosadesse, aga etapiliselt. 2000. aastal käisime esimest korda ka terve kooliga sügispiknikul Taevaskojas. Ja esimest korda sõitsime sinna rongidega. Erirong sai tellitud ja ma arvan, see jääb meile nendele, kes seda mäletavad, ikka kauaks meelde. Praegu me sõidame bussidega, sest päris erironge ei ole võimalik tellida või kui on, siis need on natuke liiga kallid meie jaoks. Aastal 2005 ilmus Trefoonia toimetised 1 ja veel aastal 2005 anti Aime Pungale Valgetähe 4. klassi orden presidendi poolt. Ma arvan, et see väärib ka aplausi. Ja jõuame peaaegu siia aastasse 2025, aga hoopis 2020. Kõik me mäletame, et see oli koroona-aasta. Algas 13. märtsil. Ja mille pärast ma ta välja toon 2020 on see, et võib-olla me ise endale kohe ei teadvustanud, aga teised koolid tegelikult nii julged ei olnud. Meie saime selle tembuga hakkama, et me lõpetasime ehk lõpuaktuse korraldasime niimoodi, et kõik lõpetajad olid siiski saalis ja iga lõpetaja kohta oli ka 2 vanemat saalis 2-meetriste vahedega. See suur temp sai ära tehtud A. Le Coq'i spordihoones, kus oli võimalik panna inimesi istuma tribüünidele niimoodi, et 2 meetrit oleks vahet. Aga me saame öelda, et me ei ole mitte kunagi jätnud ühtegi aktust ära või et me oleks aktust pidanud niimoodi, et õpilane põhimõtteliselt, et õpilane ja direktor ja ülejäänud vaatavad kõik telekast, mis toimub. Tollel aastal küll pidime jätma ära lõpupeo, mida siiamaani selle aasta vilistlased ikka tasakesi nagu organiseerivad, ma saan aru. Ja tänane 10. E-klassi juhataja Kaia-Rin Rohtma samamoodi on mulle ikkagi rääkinud, et me ju pidime tegema lõpupeo ka. Jah, pidime. Aga tookord jäi ära. Nüüd, kui teil on jõudu ja jaksu, maja on siin, tehke palun. Meie ei keela. Ja see kokkulepe nendega ongi. Nii et saigi tiir peale sellele väikesele ajaloolisele nurgakesele.
Aga traditsiooniks on saanud ka siinsamas sellel aktusel tänada inimesi, kes on oma panuse andnud Treffneri kooli ajalukku, aga ka õpetamisse, et noored saaksid edukalt edasi minna. Ja meil on selline oma väike statuut. Nii et kui oled 5 aastat ära töötanud, siis saad aktusel püsti tõusta ja sulle aplodeeritakse. 5 aastat täitus Kristiin Rohtsalul. Töökad 5 aastat tasus ära. Lõpuks ometi aplaus. Nüüd aga 10 aastat. Ja direktor saab üle anda kohe kooli šokolaadid. Ja 10 aastat sellel aastal täitus Raimond Lepistel ja Aimar Poomil. Järgmine juba hakkab looma 15 aastat. Tervelt šokolaad ja 3 roosi lähevad Moonika Piirimäele. Ja nüüd 2 meest. Alustame meesterahvast, kellel tõesti sel aastal täitus 20 tööaastat. Selleks on Aare Ristikivi. Ja talle kuulub ka see kruus. Ja miks ma selle teise härrasmehe just teiseks jätsin, sest tema tegelik staaž on 21 aastat. Aga kuna vahetevahel juhtub niimoodi, et mõned allikad räägivad ühte, mõned allikad teist, siis härrasmees Siim Oks tuli tööle tegelikult natukene varem, kui meil kirjas on. Ja seal on lihtsalt see, et ta tuli täitsa õpetajana küll tööle, aga tal veel ei olnud seda päris õpetaja paberit. Ja selle ta sai 1 aasta hiljem ja sellepärast on ta meie annaalides kirjas natukene teise numbriga. Aga selle me parandasime nüüd ära. Nii et enam ei pea Siim 5 aastat ootama, nüüd 4 aastat. Siim Oks ja 21 aastat. Tänastele tööjuubelitele korraliku ilusa punkti ehk veerand 100 paneb inglise keele õpetaja Ülli Roostoja. Minu poolt kõigile head kooli aastapäeva ja sõna on meie eelmisel direktoril, härra Helmer Jõgil. Palun. Armsad koolivennad, kooliõed, hea koolipere. Minu poolt ka samuti head kooli aastapäeva. Ega ma ei trüginud vägisi siia, mul on kohustusi, sellepärast ma siia tulin. Ja need on väga meeldivad kohustused. Aga kõiki neid eelnevad kõnesid kuulates ma tahtsin igal pool natukene täiendada.
huve. Üks väga oluline tähtpäev ja sündmus kooli ajaloos oli see, et me olime esimesi Eestimaa koole, kes pärast 15 aastat kestnud sundvaikust taastas kooli almanahhi. See oli esimene kooli almanahh Eestis tollal. Ja tegelikult kooli almanahh on minu meelest väga oluline õpilaste kirjaliku omaloomingu viljelemise viis. Sealt paistab välja kooli vaimsus. Ja Treffneris on see vaimsus säilinud ja edasi liikunud. Ja Ott, haridus on nii mitmepalgeline. Miks sa jätsid harituma mehe kõrtsmiku juttu ütlemata? Et Mauruse kool oli selline, kuhu tuldi selleks, et ülikooli minna, aga tegelikult Mauruse kool õpetaski elu, ausalt öeldes. Mul tuleb järgmine aasta ka kõnega. Siis võta see kõrtsmik sisse, eks ole? Ja vabandust, et ma nüüd siin puldis nii dotseeriv olen, no see on õpetaja elukutse häda. Andres, aga esimese Eesti Vabariigi ajal oli 2/3 Eesti seadusandliku kogu liikmetest, kogude liikmetest Treffneri vilistlased. Jäta meelde. Nii et alati on kuidagi uhke ja mõnus mõelda oma kooli peale. Aga eile oli meil Eestimaa koolijuhtide ühenduse 35. aastapäeva tähistamine Tallinnas ja mul paluti Otile üks asi üle anda, sest et ega kool ei saagi olla hea ja püsida hea, kui ta ei ime kõike, mis on väljaspool kooli 4 seina endasse sisse, kõike häid, uut ja innovaatilist, nagu on pusa pealgi siin kirjas, ja Ott on need maailma avatuna hoidnud selle kooli jaoks, kuuludes siis Eesti koolijuhtide ühendusse, andes seal ka päris tugeva panuse ja sellepärast paluti teda tänada, et ühel vägeval ja ägedal koolil peab olema üks vägev ja äge koolijuht ka ikka, muidu teisiti ei saa. Täname sind, Ott Ojaver, et oled panustanud Eesti koolijuhtimise arengusse, Eesti koolijuhtide ühendus 35. Aitäh, Ott! Õpilaste poolt astub kõnepulti õpilaskogu president Katriin Rodi. Kallid koolikaaslased, armsad õpetajad ja kõik aktusel viibijad. Täna tähistame kooli 140. teist sünnipäeva, mis on märkimisväärne. Meie koolimaja asub väärikas ja ajaloolises hoones, mistõttu ümbritsevad meid iga päev traditsioonid, teadmised ja erinevad lood. Neid lugusid on iga õpilane kuulnud Uwe Saare kooliloengutes, ehk neist ma täna enam rääkima ei hakka. Mõtlesin pikalt, mida ja kuidas ma teile täna siin räägin. Ja jõudsin õpilaste lemmiklahenduseni ja õpetajate õudesunenäoni. Ehk, daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, kohe kuulete ChatGPT iseloomustust meie koolist. ChatGPT iseloomustab meid järgmiselt. Hugo Treffneri gümnaasium on see koht, kus akadeemiline geenius kohtub õpilase kergelt unise näoga. Sest ta õppis eile matemaatikat ja täna õpib ta natukene veel matemaatikat. Treffnerist on inimene, kes teab vähemalt 2 tarka sõna, mida keegi mujal ei kasuta. Treffnerist on inimene, kes suudab hommikul kell 8:15 välja näha nagu inimene, kes on ärganud kell 7 või kell 6 või kell 5 hommikul. Ta on näljane, kuid keskendunud ja teab alati vähemalt 3 fakti, mida mitte keegi polnud küsinud. Ta suudab väita, et pole mitte midagi õppinud, aga saab ikka 100%. Treffner ei ole lihtsalt kool. See on elamus, see on kogemus, see on koht, mis õpetab
et õppida on võimalik natuke rohkem. Naerda on vaja palju rohkem ja kui kõik muu ebaõnnestub, saab alati süüdistada Treffneri vaimu. Treffneri õpetajad on inimesed, kes on soojad ja hoolivad. Nad vääriksid tõeliselt oma Marveli filmi. Ning õpilastega võtsime ChatGPT kuulda ja tegime meie õpetajast oma HTG Marveli filmi, mida vaatame üheskoos mõne hetke pärast. Aga seda iseloomustust lugedes tundsin uhkust, et saan öelda, et olen Treffneri õpilane. Aga üheltki sünnipäevalt ei puudu ka kingitused. Sellel aastal õpilaste poolt kingitus koosneb 2 osast. Esiteks tulevad söökla ette riiulid, et mitte ükski treffnerist ei peaks enam kooli söökla järjekorras kottide otsa koperdama. Teiseks mõtlesime, et õpilastega paneme kokku ka ajakapsli, kuhu iga klass sai midagi loovat kirjutada ja kes soovis, sai ka mõne ise lisada. Sealt leidub näiteks mõni konserv, valet värvi lipp, mõni täheke või hoopis südameke. Selleks palun siia kooli direktorit härra Ott Ojaveeri ja õpilaste asepresidenti Artur Tšusast. Ajakapsel tehakse kooli 150. sünnipäeval uuesti lahti ja sisu jagatakse tulevastele treffneristide klasside vahel vastavalt klassidele. Aga palju õnne meile kõigile ja nüüd pöörake pilgud ekraanile. Kooli sünnipäeva puhul meenutame natuke vanasid aegasid, aga alustuseks küsime Treffnerilt mõned küsimused. Kuidas tuju on? No, Treffner vist ei ole meil täna väga jutukas, aga mis tunne on siis vanemaks saada? Eks see vanadus ei meeldigi vist väga kellelegi, aga lähme vaatame, mida õpetajad räägivad. Kopp. Ma sooviks autogrammi. Kui ma te nii äge õpetaja olete, siis mul on autogrammi vaja. Kuhu? No pildi peale ikka. No, paha. Kuidas kommenteerite pilti? Ma olen seda kuskil näinud. Olete või? Ei usu? No, natukene tuttavad näevad. Ainult natukene või? Õrnalt. Panen siia üles. Näidake teistele, kui äge pilt on. Pilti ka. Ei taha vaadata. Miks? Ma ei tea. Kuhu sa tahad seda? On vahet ka või? Ei ole. No siis. Kuidas pilti kommenteerite? See on teadlastööl tehtud. Ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see on teadlastööl Vanemuise 46, seal kus on see loodusmuuseum. Ja seal saab igasuguste põnevate elukatega teadlastööl mängida. Ja see konkreetne madu oli teine, keda ma sellel päeval käperdasin. Ma sooviks autogrammi. Pildile. Ma sooviks pildile autogrammi. No pildile. Aga pildi näha. Vaadake. Oho, kust selle pildi pealt leidnud? Salaliikad. Kes see on siin pildi peale? Ei tea küll, kes see on. Nii, kas ma pean panema siia peale kohe? Lihtsalt pildile. Päris mu pildi peale, eks? Jaa. Mis sündmus see oli, mäletate ka või? Mäletan. See oli laulud tantsud õpetajatega, see oli üks väga äge üritus. Kas te mäletate, millal see pilt on tehtud? See on tehtud enne, kui ma siia kooli tulin. Kui vanad olid selle pildi peal? Võt ei mäleta. Kas te mäletate selle pildi tegemist? Ei mäleta. Kas te teate, kus me leidsime selle? No mingit interneedusest kindlasti. Teie Facebookist? Päriselt, jah. Ja autogrammi pildile. Aga vaadake pilti ka enne. Mis see tähendab nüüd? No, kuhu see läheb? Kooli sünnipäeva puhul meenutame vanasid aegasid. Kas te mäletate seda pilti? Ikka mäletan, jah, miks ma ei mäleta? Mille jaoks see tehtud oli või mis see sündis? Ristimine, minu eelmise klassi maskott on. Kas te mäletate seda pilti? Ei mäleta.
2009 aasta oli. Oi, kui noor ma olin. Ja see on Kopra talus tehtud pilt. Jaa, seal käisime. Kas te mäletate, mis te tegite seal talus? Koolitus oli. Koolitus, mis koolitus? Ei mäleta. Ei mäleta. Kus sa selle välja võlusid? Internetivõlud. Kas te mäletate seda pilti? Jaa. Millal see tehtud on? Seda aastat praegu või? No enam-vähem. Aga ma olen nii beebi siin ju. 2016-17. Pole paha. See on Haapsalu. See on Haapsalu lastefestival. Ma tegin kunagi slackline'i ja parkuuri töötubasid Eestis Kikikoomiga. Autogrammi? Peategi vaatama. Usi, ärge poisitage interneti pealt asju. Kes võttis Facebookis selle pildi? Aga ma sooviks teie autogrammi. Ei, pildi peale ikka. Interneedusest võtsin. Kas te mäletate seda pilti? Ei mäleta. Ei mäleta? Ei, tegelikult see on mul ilmselt mingi passipilt või juhilubade pilt või midagi sellist. Millal see pilt tehtud on? Võite rääkida lugu ka sellega? Kas te seda kohta tunnete ära? Ei tunne ära? Mina ei tunne. See on Elistere loomapargis ja tehtud on see paar suve tagasi, et lihtsalt, et leidsin, suvel on õpetajad nii mõttetud, eks ole, et õpetajad pole mitte midagi teha. Et kui meil õpilasi ei ole, siis me püüame leida teisi, keda õpetada. Ja kuigi kuna ükski elusloom ei olnud ka valmis õpetusi kuulama, siis ma leidsin vähemalt ühe papist jänese, kes on jõudnud ära kuulama. Sealt see pilt tehtud ongi. Mis loengut pidasite talle? Rääkisime Jüri ülestõusust. Mõistlik. Keegi on minu Facebooki lehel käinud. Kas tuletab tuttav pilt, et te mäletate seda? Seda või? Ikka mäletan, see on mina ju. Miks ma ei peaks mäletama? Kus pilt tehtud on? Pilt on tehtud, ma arvan, kuskil rongist teel Münchenist Partenkirchenichesse. Kas te mäletate seda pilti? Jaa. Kooli sünnipäeva puhul. Ma mõtlen, kas see oli nüüd mu prillide järgi ütleks, et äkki see on Sri Lanka. Mis te tegite seal? Puhkasin. Sinna siin filmitakse. Jaa, väga ilus. Kas te mäletate, millal see pilt on tehtud? Jaa, ma tean väga hästi, 1999. Ma ei olnud veel siis sündinud. Jaa, aga mul oli nüüd autogramm ka veel. Jaa, ikka. Siia alla. Jaa, näiteks. Kus see pilt tehtud on? Saksamaal, fotokaupluses, fotograafi juures. Mis te tegite Saksamaal? Elasin. Otto Konrad Kipasto 10. B-klassist esitab tromboonil Brooksi The Massage.
Järgmisena esitab Erevin Ivanov 12. B-klassist klaveril Aleksander Skriabini etüüdi Opus 8 number 4.
nüüd esineb segakoor Anima. Dirigeerib Eve Paap. Labaja. Ingliska. La
kõlasid Veljo Tormise tänavuse juubilari 5 rahvatantsu segakoorile. Järgmisena ja selle piduliku aktuse lõpuloona kõlab Mari-Liis Valgoneni paar aastat tagasi kirjutatud laul noorte koorile. Selle nimi on Õnnelaul. Teksti autor on Juhan Viinik.